Tere ka kõigile minu poolt, et ma tulen ka siia keskele poole, siis on natukene parem vaade ja ülevaade ja et nii-öelda kultuuriteede võrgustiku teemal tõenäoliselt kutsuti meid siia lavale seepärast, et Follow the Vikings on üks rahvusvaheline kultuuritee, mille ka Eesti kuidagi ei olnud otseselt seotud ja kuna mul on see kiiks olnud lapsepõlvest saadik, et siis ühel hetkel, kui Eesti riik andis palju vaba aega, siis ma mõtlesin ellu viia oma lapsepõlve unistuse ja kuskilt sellest etapist olen ma sellega olnud seotud ja tõenäoliselt me oleme ainus selline puhtalt eraettevõte, kes tegelikult on nagu olnud ühe sellise kultuuritee maale tooja ja täna ma väga loodan, et me koos Visit Saaremaaga ja Olavi tee teemadega suudame nagu tegelikult ka ennast võimestada, sest tõepoolest, et ega paraku võib palju asju välja mõelda, aga kui neid ei suuda nagu nii-öelda toimepidevalt pidada, siis nad kipuvad nagu otsa saama ja ma arvan, et siin tõesti on see erasektori ja avaliku sektori väga suur koostöökoht, et pakkudagi tõesti neid hüvesi, mida tegelikult tee peal oodatakse ja ma arvan, et me oleme Anuga selles mõttes väga ühte jalga Saaremaal astunud ja ma loodan, et see projekt, mille me oleme alustanud, kestab ka peale mind ja meid. Aga mis see Vikingi tee siis olemuslikult on see, et tegelikult on Destination Viking Association, kuhu siis kuuluvad erinevad muuseumid, akadeemilised asutused, ettevõtted, mittetulundusühingud. Enamus nendest on ikkagi sellise teadusliku suunaga põhinevad mõnel ajaloolise küla taastamisel, aga see muuseumite ühendus on tõenäoliselt see, kes hästi palju seda pärandi poolt nii-öelda suudab hallata ja nii-öelda nagu edasi arendada ja kokku on seal tõesti liikmeid 19 riigist ja Eestist oleme siis meie nagu Asva Viikingiküla ehk osaühing Saaremaa Viikingid oleme selle liikmed ja mõned aastad tagasi, kui me sellega liitusime, siis tekkis meil kohe selline ma ütlen, et iga enda mõte kasvab vahest suuremaks, kui ma algusest suudan mõtestada ja siis me tegelikult korraldasime, ma arvan, see oli 24 vist äkki või 2 aastat tagasi või on juba 3 aastat tagasi, mul hakkab ka juba auk tekkima, et selle üle-euroopalise konverentsi Saaremaal ja meil oli siis kokku seal ka 16 riigist osalejaid ja 40 inimest ja ma arvan, et me sellega ennast suutsime kaardile päris hästi nagu tuua Saaremaa peal. Ja tõesti, et need liikmed jaotuvad, hästi palju loomulikult on siin Skandinaavia otsas, aga tegelikult on neid ka igal pool üle ilma ja tõesti igal pool, kus viikingid liikusid ja võib-olla mõnes mõttes nagu ongi vaja ühelt poolt küll võib-olla ei pea asju olema liiga palju koos, aga teiselt poolt jälle, et igaüks nagu eraldi ei oleks väike asi, on vaja koos teha suurt asja, siis ma arvan, et see Asva on selles mõttes minu enda vaatest vähemalt sihuke hea näide, et ühelt poolt meie asume tegelikult umbes kilomeeter eemal ajaloolisest Asva muinaslinnusest, mis tegelikult tema palju suurem lugu kui viikingaegne lugu on tegelikult pronksiaegne lugu, kogu selle pronksiga seonduv ja pronksi tootmisega seonduv, aga kuna seal siis tõesti paar tuhat aastat hiljem tegelikult see asula on taasasustatud ja nii-öelda kindlalt on olnud ka seal ja sealt mõni kilomeeter eemal Viltina sadamas on olnud ka viikingi ajasta elu, siis me olemegi püüdnud nagu läbi mõnes mõttes sellise tänapäevasemate vahendite ja läbi sihukese turismiettevõtluse tegelikult jutustada 2 väga vana nii-öelda lugu ja ma väga loodan, et sellest Olavi teest veel kord saab nagu ka selle projekti üks väga selge osa, kus me tegelikult suudaksime, ma ütleks valdavalt siis just noorematele inimestele, aga ka vanematele tegelikult seda lugu jutustada ja me oleme tõesti püüdnud segada nii-öelda natuke tänapäeva ja vana, aga tegelikult me oleme ikkagi ka lähenenud väga selgelt ka koos arheoloogidega ja teaduslikult ja soovitan kõigil meile külla tulla. Meil on üks väga vahva 15 minutit film, mis annab tegelikult sellest kohast hästi suure nii-öelda arusaamise ja pildi. Ja tõesti, me oleme ka, nagu siin jutt oli, et seda majutust ja toitlustust ja kõike muud, et me seda poolt proovime siia juurde tuua ja ma väga loodan, et me kujuneme seal tasapisi üheks selliseks sündmuskeskuseks nagu heas mõttes, aga kust ei unune ka nii-öelda selle lugu ja ajalugu ja oleks lihtsalt üks põhjus, miks kindlalt Saaremaale nii-öelda peaks nagu tulema.
ja tõesti siin on see pilt, ma ütlesin, et oli see 4 või 5, aga 20 aasta tagasi siis oli. Et nii tundub kuidagi, et aega on nii palju mööda läinud juba, et oli üle-eelmine aastaga. Aga nii on. Ja üldiselt meid võeti sinna perre väga hästi vastu. Igal aastal nad ükskord oma konverentsi teeme ja põhimõtteliselt tahaks sinna alati külla minna. Tihti ei ole ka aega ja ei ole ka ressursse, sest tõesti see on mingis mõttes ühe sellise muinaslinnuse jalamil peaaegu et sündinud saarlase Jonni projekt ja täna on ta olemas ja ma loodan väga, et avalik sektor tuleb meile ka ühel hetkel natuke rohkem appi ja me just nimelt selle rahvusvahelise koostöö ja nende lugude sidumise kontekstis, et igapäevaeluga saadakse hakkama, aga väga tahaks ka nii öelda, et me kus ma ütlen, et suudame nagu järjepidevalt ka selles mõttes sellist nagu teaduslikumalt poolt ja autentsemalt poolt sinna juurde tuua, aga see kindlasti eeldabki koostööd ja veel kord koostööd. Nii et hetkel ma ütleks, et tere tulemast suvel Saaremaale, saate palju rohkem infot. Selle väljas on ka üks väike voldik meie kohta olemas, nii et sel aastal me kindlasti 16 juuni teeme lahti, nii et tulge ja vaatama, jutustame erinevaid lugusi ja ma usun, et saate sealt päris toreda kogemuse igal juhul. Nii et jõudu meile kõigile.